kell on 10 õhtul, lõpuks oleme Soomes elamises, seekord siis teises kohas. Ühes korteris siin Eesti kuttidega. Enam korter vist. Hommikust! Minul käib praegu hoogsalt jalaksite pesu. Siin ühed maarekamad on pesumasinas, sest ta ajas sinna peale nüüd eelmine kord seda grilli marinaadi, mingisugune punane. Nii et vaatame, kas ma saan selle maha. Ja ühed juba, kaks paari juba kuivavad rõdul mul. Ma sorteerisin täna hommikul siis kõiki meie jalaksid, enamjaolt minu omasid, sest minul on tosse rohkem. Oli varasemalt selline obsessioon, tegelikult ma ei saa öelda obsessioon, aga ma olen alati selline tossutüdruk olnud. Mingi aeg mul oli neid tosse ikka väga palju, aga ennem siia kolimist siis ma sorteerisin päris paljud tossud, ma viisin sinna uuskasutuskeskusesse ja praegu ka 2 paari kindlalt ma annan ära, mida ma enam ei kanna. Üsna hõredaks on mul need valik jäänud. Vot nii. Aga jah, täna on 12. august. Maarek on siis 2 päeva ära. Selle Soomes käimise nii-öelda miinuspool ongi see, et tegelikult enamjaolt me peame olema üksteisest eemal. Olgem ausad, see aasta peale seda, kui me selle korteri ostsime ja kui ma töölt ära tulin ja seda korterit renoveerima hakkasime, me oleme saanud olla 24/7 koos kogu aeg. Ja töö on kuidagi praegu jooksnud ka niimoodi, et me oleme saanud hästi palju koos istutada ja värki. Muidu varasemad aastad on niimoodi ka olnud, et oleme pidanud kogu aeg üksteisest eemal olema. Näitan teile pesa. See oli tühi. Muidu me oleks siin kõik saanud niimoodi litte. Päris jämmuna. Aga meie õnneks oli see tühi. See osa on täis paskna. Me peame vlogima seda, kõik on roosa. Ühesõnaga, kell on 3:30 päeval. Me tulime Dokmani Soomes ja lambist läks vool ära. Kõik on full pime. Nagu ma leidsin hea kohviaparaadi. 0,6 liitrit pisikene, söke 10 eurot. Viimane soodukas, nüüd ma ei saa osta seda. Tulin välja samme tegema, kuna olen sellise liikuvuse koha pealt natuke laisaks läinud. Siin puhkuse ajal siis mõtlesin, et peaks uuesti võtma endale selle igapäevase eesmärgi, et vähemalt 10 000 sammu. Soomes olles muidugi neid samme lugema ei pea, kuna seal liigub ebareaalselt palju. Aga muidu, kui Soomes ei oleks, siis peaks ka ennast liigutama. Nii et essapäev, let's go! Ja tegelikult eile juba korda tundsin, et on vaja juba selge soojamat pusa. Kell on praegu vist mingi 6:30 äkki õhtul või. Et enam ei ole nii soe, hakkabki sükis tulema. Aga mõnus on ikka. Jube suur kiusatus on sinna heinapalli peale minna. Tänane päevapalk meile. Vaarikad. Haigelt palju neid on hetkel ikka. No nii. Eile siis panin arvuti kokku. Ma ei jõuagi vlogida, mis siin juhtus. Ühesõnaga Eestis ma arvutit ei kasutanud. Kui ma nüüd olin Eestis, ma ei pannud kokku arvutit. Aga nüüd Soome tagasi tulles arvuti kokku. Juhtus siuke asi, et
ekraan on katki. Transpordikahjustus kuskilt saanud midagi ja jah, kaput. Aga ma ostsin uue. See ei ole küll nüüd wide, 32 tolli. Ma ei mäleta, kas ta on curved või ei ole curved, aga see on lihtsalt wide. See peaks olema ruut 32 ja natuke siis kurviga. Ma tahtsin wide'i saada, aga ta oli kallim ja seda ei olnud poes saada. Mis tähendab seda, et ma oleks pidanud ootama, ma ei tea kaua ja mul on sommidega see asi, et see ei pruugi kohale tulla ja mul on vaja arvutis tegutseda juba. Lõpuks on ühendatud siis see, et see ongi HDMI-ga üldse, see kaabel oli see TP kaabel kaasas siin. Endal on niimoodi, et tal on eraldi adapter, mis on natukene weird, aga noh, kui sa tahtsid seda kergemaks teha, siis tõid selle adapteri välja. See hind oli muidu 209 €, mingi tehnikuviline äkki tahab teada. See on 32 tolli ja ta on siis curved. Mulle natuke meeldis see vana rohkem, et ta oli wide ja mitte curved. Ma tahtsin curved saada, ma juba ütlesin vist ennem. Aga siis ma ootama kaua. No nii, issand kui imelik. Fuck, seda varjumist saada veits. Arni peksab erilase pesa. See vist on tühine. Kuradi värdjad on terve lant täis. 8 aari, ma ei tea, täna on vist mingi... Juu, on tühi, ma arvan, et see oleks juba litti saanud. Tikker naudib juba põranda küttevõlusid. Kus on joo sussu siin olla ja on joo sussu olla siin. No vaadake seda on minut. Kui see nii nunnu on. Tikker naudib. Aeg on sealmaal, et ma reaalselt vajan toidupoe külaskäiku. Tuleb seada oma sammud poe poole, võtta oma uus poekott ja minna. Võib-olla teen teile hauli, võib-olla mitte, vaata. Länk sauna. Paar sõna Eesti raadiosse. Sauna õhtu. Et see on otsad ära näritud. Ei, selle sinna see. Me peame sinna minema kuhugi. Tegeleme! Kõik oma raha nimel ei tee. Päris haige laine on. Ja tõstame trimme maha. Homseks valmis. Poisid on seal teises kaldas. Ma vaatan, ma zoomin, kas on neid näha ka. Näis iPhone'i zoomi rohkem. Et suht julm on aerutada, jah. 4 küll on maks, aga me peame homme 5 üle ära tulema. Sest et ei viitsi 2 trippi küll teha enam. Tee on muidu normaalne. Me siit nii-öelda sadamust lankidele on mingi 1,2 kilomeetrit kõndimist, aga ringiga minna aerutades on natukene riskantne, sest siis peaks aerutama mingi 3,5 kilomeetrit. Hetkel vist ma aerutusin mingi 600 meetrit.
aga juba see oli suht siuke. Tahan lihtsalt, ma mõistit. Kui oska valida. Oi, mis ma tegin? Peate mind sellisena praegu nägemas. Aga noh, see on ilu. Mul on nohu. Või nagu tuon turses, nagu ma ei saa siit taga katta midagi. Et ma olen see inimene, kes peab hullult vaeva nägema. Ma ei ole haige, ma ei pea enda praegu haigeks. Sest mul ei ole palavik ega midagi. Ja ma ei mäletagi, millal ma viimati haige olin. Aga ma sain nohu. 2 varianti, kuidas ma selle sain. Kas ma sain selle pisikese sõbra käest või rattasõidust. Sest siis, kui me Soomes käisime, peale järgmine päeval sauna me käisime ratastega sõitmas. Ja ütleme nii, et õhtud on ikka väga jahedad. Ma ei olegi filminud nüüd rohkem, sest ma ei poskon meeldse noovärk. Ma avastasin just hetk tagasi, et eile oli 19. august ja siis see on selline kuupäev, milles siis täitus meil aasta aega korteri ostust ja ma pidin tegelikult juba mõtlema, teen mingi postituse story või midagi, aga inimese aju on ikka inimese aju. Et jah, aasta siis sai täis, juhu. Ja ma vaatasin, et korteri ostus sai täpselt aasta. Me käisime Soomes tööl, käisime niisama nokitsemas. Siin korteri kallal mingit vana tapeeti maha kiskumas suht mõtetelt teadmata, et tegelikult enamus seinu ju me siin lammutasime ja kipsi panime. Ja selline ehituse protsess siis hakkas ju alles jaanuaris, et oma 4 kuuga renoveerisime selle korteri siis elamiskõlblikuks, mis on nii uskumatu, sellepärast, et null kogemust ehituses. Nagu jah. Nüüd ma vaatangi siin ringi ja mõtlen, et nii äge, on ju tikker. Ja siis ma vaatasin telefonis ringi neid, otsisin neid mingeid vanu pilte, neid lammutuspilte ja üldse. Ja siis mul tulid vahepeal inspiratsioonipildid, et millisena ma nagu kujutasin ette seda korterit. Ja siis mul olid mõned pildid veel alles. Ma tean, et ma mingi hetk kustutasin neid. Ma vaatasin neid pilte ja ma sain inspiratsiooni. Et mida ma siin olen? Tegelikult ma olen siin nüüd telefonis igast netipoodides kolanud ja mõelnud igast asjade ostmisele, et siin mingi aeg Marekiga vaatsime neid stuudiolaude. Algul mõtlesime, et me ostame IKEA-s selle sai hüppa sinna ülesse. Ei, selle võtta küll mis laua, mida me vaadanud oleme. Ühesõnaga, nüüd me vaatame üldse ühest muusikapoest, Toomanist, kes teab, siis teab. Lauda. Võib-olla ostame siis sealt ära. Siis ma olen vaadanud uusi vaipe. Need on vanad, see on natuke väike, võiks natuke suurem olla. Ja siis siia tahan pilte veel. Nende siidkardinatega ma pole ka jõudnud tegeleda. Ma võtan kätte ja ma kirjutan ühele tuttavale õmblejale. Siia on tegelikult mul mõeldud üks teine esikuvaip. Ise tahan teha. Siis siia on mõeldud mul tegelikult ühed pildid veel. Ja nüüd varsti me peaks tegelikult selle seina ära plaatima. Sorry, mul on siin bardak, ma just tegin süüa ja hakkan õunakooki tegema. Sest ma sain koduõunu. Või ma ise korjasin siit Kaiu diskiraja kõrvalt. Magamistoaga on ka see, et
see siin ma tahan teha, on ju, siia vaipa, siis ma vaatasin neid öökappe. Samuti siia kardinad. Lampe olen vaadanud. Noh, liistudeni me ei ole jõudnud, et siis liistud ka. Pluss siis ma tahtsin ka siia mingit värvilahendust, eks ma pean mõtlema. Et noh, seda värvivärki jõuab teha siin samamoodi, et jah, ühesõnaga tore. Seda saunaõhtut ma ka rohkem ei filminud, sellepärast, et meie saunaõhtu lõppes siis sellega, et me kutsusime oma isale kiirabi, kuna ta sai vapsiku käest nõelata ja ta on selline allergiline. Õhtu kulmineerus ikkagi üsna kehvaks, et läks vist pool tundi sutsamisest, kui asi läks juba nii hulluks, et ta läks üle keha kupuliseks. Vererõhk langes väga madalale, muidu on tal kõrge vererõhk. Ja huuled läksid tuimaks. Läks ka pilt taskusse. Õnneks kiirabi jõudis 10 minutiga. Panid ta tilgutid alla toimetusite kallal ja viisid ka siis haiglasse jälgimisele. Kes te olete allergilised, nõudke oma perearstilt, et ta kirjutaks teile selle EpiPeni süsti, et kandke igaks üks kaasas. Võib-olla ma ise peaks ka seda tegema. Tuleb aastakalur Mark Tiiva. Tükk aega mõtlesin, kas tulen välja. Täna on natuke kehvem, mis olemine. Nina teeb nii vastikuks, selle liikumine teeb head. Täna ma ei ole väga jaksanud midagi teha. Meil on 15 kraadi ainult õues sooja ja on august, suvekuu veel. Kus on suvi? Ma hakkasin mõtlema, et ma see aasta ei olegi seda suve soojust või üldse suve kuidagi nautida saanud. Et lootsin, et august on äkki ka soe, mõnus. Aga ei, kes sügise tunne on. Tahaks juba tööle minna. Paar nädalat saab veel puhata. Samas ma olen elevil, et sügis on tulemas elevil talve ees, kuigi ma ei ole üldse talveinimene. Ma olen ikka suvelaps, aga uus kodu ja kõik oleks nagu jälle lihtsalt korda. Tein on mu sammud täna täis ja kogin teki alla. Mina siin on järgmine päev ja väga halb on olla. Aga ma käisin poes oma aega ja mõtlesin, ma näitan teile, mida ma poest ostsin. 2 kotti. Munad. Kana. Torustid. Tikker. Ma ostsin sellised asju, et ma saaks lihtsalt tohju visata ja süüa, sest ma ei jaksa praegu mitte midagi teha. Siis prosciutto crudot 2 pakki. Siis Eesti talvõi, Kalamata oliivõli, ärge pange paat, ma ostsin poest peipsikurki, sest mul ei ole läheduses Mareki vanemaid kasvuhoonega. Ja ma tahan kodukurki saada. Siis teises kotis on vatipodjad, vatitikud, svammfretti või majapõdjamas paber õigemini.
mingi võtsin poe nii-öelda rämpsu tekrile. Üks hapupoor. Nüüd ei ole mulle, nüüd on mu vennale. Ja üks juuksepalsam, see on siis nii-öelda SOS. Mul on alati mingid SOS variandid, kui lemmikasjad otsa saavad. Need on need ja that's it. No nii, viimane hommik siis siin saare peal. Lähme teeme ära, toome trimmid üle ja jah, väss on olla selles saare peal käimises siin, aga viimased langid ja homme juba uude kohta. Saigi läbi see saare lank. Nii me lahkume sadamast. Nii, ma tulin just IKEA-st. Unustasin seal filmida, aga ma oleks praegu ärevalt ühe diivani laua ära ostnud, aga ma otsustasin ikkagi mitte seda osta, sest üks osa oli seal klaasist ja ma ei taha klaasi ikkagi, sest Tallinna korteris oli klaas ja ma ei taha, ma ei viitsi puhastada seda. Ühesõnaga, aga ma ei tulnud tühjade kätega. Ma ostsin endale ühe orhidee, pott siis 200 riiderulli, voodipessu, uue selle teekannu, see on siuke mõnus väikene ja siis ühe siukse killa. Täna viimane hommik siis siin korteris. 2 tundi sõitu langile, siis asjadega oleme tööle. Ja sealt lähme mökki 9 ööks. Homme hommikul saame korterigi teele. Selle samme, kus me kevadel olime. Kui te mäletate. Vist olen ööbinud siin kunagi, aga hetkel ei meenu. Saame näha. Tuttav on see mökk. Siin ka järv, me saame jälle paadiga minna. Meil nüüd asi käpas. Nüüd hoovi sisse sõituna. Ja, siin ma olen olnud. Ja, kus siin ma produsin, siin ees oli laud mul. Keset tuba olin. Haiget jahe on siin. Ja. Kristo, saad mu kaissu tulla täna? Siin on siis... me peamegi suht kaisus magama. Ega siin rohkem tube pole. Mökis. Siin ka paati. Meil juba asi käpas selle aerutamise ja asjadega. Aga siin on see, et vesi on kadunud kuhugi. No nii, viimane päev Soomes siis. Mingid täis seina lõikame. Aga kell on 12, no 2 tunni pärast peab liikuma hakkama Helsingi poole. Saab koju ära, et 9. tagasi tulla, istutama. Ega siin vahepeal midagi erilist juhtunud ei ole. Me oleme vahepeal filminud, me olen kolinud siin vahepeal. Ajas koos teise kohta. Aga muidu on kõik timmina. Tulime lõunale meie pubisse. Legendaarne koht Raplas. Ja 2 päeva pärast pannakse see kinni, siis tulime viimast korda sööma juustusnitslit. Tervitused siit pühapäevast. Ja vaadake, kes jõudis eile koju või täna öösel, eile öösel.
peremees isiklikult. Joo rahvas. Räägi siis, mis tunne on kodus olla? Mis tunne sellise soenguga olla? Kodus on väga hea olla. Kellele meeldiks siis kodus olla? Kellele meeldib üldse Soomes olla? Ma ei tea ühtegi inimest. Kodus on kõige parem olla. Stuudionurk. Kööginurgas sai praegu stuudionurke. Sest endiselt ei ole stuudiolauda. Jah, aga tegeleme sellega. Ja. Just. Uue kooriga. Stuudionurk on selline. Ühesõnaga, mäletate, ma rääkisin nendest kardinatest. Need kardinad. Oi. See kott juba valmis pandud. Need on need läbipaistvad. Need on siia valmis pandud. Ma võtsin selle õmblejaga ühendust. Ja homme esmaspäeval äkki või millalgi siis nädala alguses viin talle ära ja ta lubas ära õmmelda. Mis on väga tore. Aga võtame selle vlogi siis kokku. See oli siis selline suht ma ei tea, kas teile... tavaline vlog. Ma ei tea, kuidas see nüüd siis nagu peale läheb või ei lähe. Kas teile läheb üldse peale? Sest polnud väga midagi filmida. Et selline tavaline argipäev, kus ma ei tee mitte midagi ja tavaliselt tööpäevad sul siis Soomes. Juheina. Aga lubame, et järgmine vlog on kindlasti palju huvitavam, sellepärast, et me nüüd oleme kodus nädal aega midagi, on ju? Ja. Et me plaanime minna siis selle köögiplaadid ära osta. Siis äkki saab kardinad tehtud, ette pandud, vaatame. Ja vist midagi muud me nagu aga ei jõuagi rohkem. Plaadid vist peaks homme ära ostma, jah? Ja siis lähme Soome ja siis filmime teile Soome elu, kuidas siis sügisel see istutamine on. Jah, põdrakärbsed täis kõik kohad. Jaa, see on kuulda. Aga ärge jätke siis meid maha ja vaadake meid ikka edasi. Ja kui te ei vaata, siis... Vaadake ikka. Vaadake ikka, jah. Aga olge tublid ja näeme varsti. Aitäh, Maitslav ja kommenteerige ennast midagi alla. Ja subscribe ka.